Rahvusteadlaste vanemine. Mina olen noortetöö juhendaja, meie oleme noorte juhendajad. Mina olen Kertu. Ja ma olen Mette. Ja kuidas Mette? Mette. Mette, jah. Ja meie viime teid täna siis maja peal tuurile. Et kas Vanemuise maja on tuttav? On keegi varem käinud? Ja ütlevad, et ammu on käinud. Ammu on käinud. Ammu on käinud. Ja on käinud. Väga tore. Siis ja lähed ammu. Midagi sellest. Aga meie lähme täna hoopis lavataustesse ruumidesse. Need siis kohtadesse, kuhu tavapublik siis ei satu. Aga alustame saalist. Saalist nad teevad videokujundust, nii et seal on rahvast ka, aga meie saame natukese juttu rääkida. Kuidas minna? Kui segab neid? Ei sega. Suure maja saal. Vanemuise teatril on 3 maja. On siis suur maja, kus me praegu oleme. Väike maja, mis on siis Vanemuise teatrist natukene edasi. Ja 3. on Sadama teater, mis ei ole küll meie oma, see on rendipind. Ja meie siis teeme seal selliseid huvitavaid etendusi. See on selline black box saal, must kast. Mustaks kastiks seda kutsutakse ja seal on siis lava ja publik ühel tasandil. Siin teatrisaalis on kusagil ligi 700 kohta, et nii palju inimesi siia ära mahub. 672 on selline ametlik number. Ja rakendi taga töötavad ka inimesed. Siin vasakus ääres töötab video- ja helimeister. Keskel on valgusmeister. Tõlgi paneb seinale. Ja, et kui on muusikalavastus, see võib olla nii itaalia, prantsuse, inglise keeles, siis et rahvas ka aru saaks, mida lauldakse, pannakse tõlge siia 2 poole seinale. Siin ja ainult muusikalavastuste ajal. Proportsioonid. Stop! Ma siis räägiks natukene maja ajaloost ka. Meil on, kas pilte on näha või ma peaksin ringi liikuma? Ei ole väga hästi. Jah, see siin on Liidia Koidula. Jaa. Tundub, et nägu on kuidagi teistmoodi. Nägu, jah, ta on selline vanem pilt lihtsalt. Ei, aga kas see on tema originaalpilt või? Või see on näidendist või? See on näidend, see on jah selline näidendist algusest võetud. Aga tema siis 1870. aastal lavastas esimese eestikeelse näidendi, milleks oli Saaremaa onupoeg. Ja see siis esietendus 24. juunil ning sellest loetakse siis eestikeelse teatri sündi. Teatrit tehti, oli siin varapit, sellises majas. See on Jaama tänaval asub täna ja seal on laulupeo muuseum. Ja tollastest näitlejatest ka pilti. Siin võin küll lähemale tulla. Võite nägusid vaadata just. Need ongi mehed. Ja
Need on Liide Koidula vend ja õemees siis. Tollel ajal ei tohtinud siis naised laval käia. Arvati, et see on siis ebasünnis ja sellepärast panid mehed naise riided siis selga. See on Maret ja Miina. Ka üks Liide Koidula näidekitest siis. Aia tänavale, mis on praegune siis Vanemuise tänav, ehk siis täpselt sama koha peale, kus me praegu oleme. See on see maja, makett, see on pilt ka, valmis 3 aastaga ja see ei olnud siis ainult teatrimaja, see oli ka kultuurimaja, et siin sai siis jah, oma näitusi avada, laulu- ja tantsuõhtuid korraldada ning oli olemas ka keeglisaal, et lihtsalt vaba aega veeta. Selle teatri juhiks tuli Karl Menning, kes oli õppinud teatrijuhtimist Saksamaal ja tema teatrisse tööle tulekuga sai alguse ka kutseline teater, ehk siis näitlejad hakkasid raha saama sellest, mis nad tegid. Siin on siis saalist ka pilt. Ilusam. Ja väga uhke oli, kutsuti isegi Valgeks Luigeks seda maja. Tänapäeval meie toolid siis lähevad niimoodi kaldpõranda peal, et oleks kes taga istuvad, nemad ka näeksid. See kõik oli ühe tasapinna peal, et saaks tooli ära võtta ja siis näiteks tantsuõhtuid korraldada. Aga sellepärast siis ei näinud need inimesed, kes kõige taga istusid, eriti hästi lavale ja toolid ka kriuksusid, ehk siis nüüd värvikojas. Siin värvitakse siis kangaid. Vahepeal on nii, et kunstnik mõtleb kostüümi välja, aga poes ei ole sobivat kangast. Siis ostetakse teist kangast ja nende värvidega siin värvitakse selles suures katlas kangas õiget värvi. Ja see väike seal on ka tegelikult üks katel. See siin on tsentrifuug. Ja tänapäevased masinad. Ja siin võib näha, et paar augukest on sees, aga see seda ei peata. Siin on ka siis meie pesuköök, kus siis pestakse kostüüme. Mitte peale iga etendust, vaid siis, kui tõesti vaja on. Ja näitlejad ja artistid ise ei tegele sellega, meil on ikkagi inimesed majas, kes otsivad nende kostüümid välja, viivad nende garderoobi ette ja siis pärast ka sealt ära toovad. Siia satuvad kõige rohkem tantsijate riided, kuna nende töö on nii füüsiline. Oleme kostüümilaenutuses. Et siia saavad kõik tulla, kellel on siis mõnda kostüümi vaja mõne peo jaoks. Avatud on see kolmapäevast reedeni kella 12-6 ja nädalaks ajaks umbes saab siis kostüümi laenutada. Siin on kusagil 4000 erinevat kostüümi osa, aga aastas valmib juurde neid isegi 1500 kuni 2000 uut kostüümi osa. Pööningul meil on siis kostüümiladu, kus siis on käibel olevad kostüümid. Siia satuvad need kostüümid, mida enam laval ei kasutata ja siis on arvatud, et rahvale võiks meeldida, võid neid vaja minna. Ja selle järgi hakkad kangas, mõõdetakse siis, võetakse mõõdud siis näitlejatelt või artistidelt ja
siis kui sellised välja lõigatud jupid juba jõuavad õmblejate juurde. Ning meil on majas ka kübarsepad, kes teevad selliseid kaunirihteid ja kübaraid, kaunistusi. Siin töötavad kunstnik-butafoorid, kes siis valmistavad dekoratsioone ja rekvisiiti siis. Ja teevad valmis lavakujunduse, toovad siis päris ellu. Ja algselt on lavakujundus selline makett. Et ta on nagu väike nukumaja ja selle järgi siis hakatakse ehitama erinevaid asju lavale. See on napsitrallide auto. Ja võib-olla on keegi. Siis materjalist valasime selle penoplasti, panime sisse, panime natukene põsepuna juurde, tegime suure vaevaga need 100 tükki valmis. Ja siis päeva lõpus tuleb uudis, et ikkagi ei ole vaja, üks sobib. Ja vot seda tuleb välja, et juhtub väga-väga tihti. Sest täpselt sama asi oli seinaga, kui mina tegin seal nurgas seda pirni koos teistega. Kõik võtsime siia appi. Siis ma nägin, kuidas hiigelsuur sein oli siin maas. Alguses oli see must. Siis see oli natukene nagu hallikam. Värviti kõik üle. Siis oli tumesinine, hallikam tumesinine. Ja ikka kaua aega läks, et seda värvida ja et see kuivaks üldse. Ja loogiliselt nädala lõpuks ikkagi oli vaja mustaks. Vot selliseid asju juhtub siin nii tihti ja ma sain teada, et siin terve aeg alati kõik kunstnikud ja butafoorid tulevad appi, et alati teha midagi, mis ei tule kasutusele. Minu see laim ka ei ole kasutusel olnud. Ja see kirves ka mitte, sest et kirves idee oli selles, et väike tüdruk lööb suurt kirvest, aga varrematerjaliks valiti puit ja see oli lihtsalt liiga raske. Et see lihtsalt ei toiminud lava peal, nii et jah, siia on siis jäetud paar esemet, mis on mälestused, mis ei ole siis laval jõudnud ise. Et jah, kunstnik-butafooridel on oluline siis valida õige materjal, et kui on vaja selle peal ikka seista, seda kuidagi jõulisemalt kasutada, siis on vaja puitu või metalli ja kui on kergemat materjali vaja, siis on kõige sagedasem penoplast. Seda võidakse kasutada. See on siis butafoorne toit, et siis võltstoit, mängutoit, et see näeb võimalikult päris välja, et teatris ei kasutata iga kord siis päris toite, et need võivad siis halvaks minna, kukub maha, määrib kostüümi ära, et nendega on igasugust jamamist, nii et tehakse valmis selline mängutoit ja siis seda saab iga kord uuesti kasutada. Vahepeal on nii, et on ette nähtud, et näitleja peab võtma näiteks ainult ühe ampsu, siis siia on jäetud ka selline koht, kuhu natukene salatit panna. Ja siis sööb selle ära ja mulje, nagu olekski päris salatiga tegu, kuigi on ainult natukene siia pandud. Aga on ka lavastusi, kus kasutatakse päris toite, et siis ei pea mängima. Tehakse siis suuremad esemed, kui need tavaliselt on, et ka need lapsed, kes kõige tagumises reas istuvad rõdul, nemad siis näeksid ka ja neil oleks huvi etendust edasi vaadata. Need on ka päris kerged, et neid võib siis ka näiteks tantsulavastustes kasutada, et tantsijad võib-olla peavad ühte asendit hästi kaua hoidma, et siis nende käed ära ei väsiks. Vormitavaks saab täpselt õige kuju sellest teha, muutub pärast kuivamist siis selliseks kõvaks ja siit näed läbi, kuuled läbi ja sind ennast on siis ka kosta läbi. Ja et sellest siis rohkem maskilaadset asja teha, siis pannakse kangasti värvi peale. Et ei oleks seda võrku nii väga. Kui
võib-olla keegi tunneb mõne inimese sealt ära, siis on alati tore. Aga ma arvan, et me võime... Suur tänu, tahame öelda teile selle ekskursiooni eest, väga huvitav oli kõike seda vaadata, et no kuidas siin lavakunstnikud teevad ja kõike. Ja Kurtide Ühingu poolt no teile suured tänud ja ka väikene kingitus Kalev. Aitäh! Suur aitäh! Aitäh teile kõigile, et te tulite!